Ma olen Suumer Kris. Ja ma olen Millennial Artjom. Ja meie oleme Millennials. Tänases videos me arutame Eesti inimestega, kui oluline osa on alkoholil nende elus. Ja kas on mingeid muid viise, kuidas stressi maandada? Lendame videosse. Let's go. Küsimus on, kas teie tarvitate alkoholi? Vahel küll, jah. Mis põhjustel teie tarvitate siis? Kui on näiteks sünnipäev ja oma klaasi proseccot võib-olla, kellegi sünnipäeva terviseks. Kui ma söön mingit head Itaalia toitu, tahan ma sinna kõrvale head punast veini, pokaali, kõik. Ehk siis millegiga koos? Millegiga koos, jah. Ei üksinda ma ei napsuta. Tundub, et see naisterahvas on leidnud alkoholiga täpselt selle õige balanssi. Teab, tal on balanss olemas, ta tarvitab ainult siis toidu kõrvale ja maitse elamuse pärast. Just nimelt. Nagu võikski. Ja nagu öeldakse, et alkohol on tarkade inimeste jook, et kui sa seda tarbid, siis oska seda tarbida. Ja. Mina ei tarvita juba 18 aastat. Miks teie tarvitate, siis teie ei tarvita? Meeldib. Meeldib. Ma ei tea, ma vist olen sellisesse etappi jõudnud, et ma ei vaja enam alkoholi. Ma oskan niisamaga rõõmus olla. 18 aastat. Ja, et see on nagu, see on väga, ma mõtlen ka crazy, kui sa nii kaua suudad ilma olla. Tilkagi tõesti. See on väga haige nagu. See on suur respekt. Ja teiseks vaata, üks tähelepanek see, et millegi pärast ta teab ülitäpselt mitu aastat on möödas. See tähendab, et see oli tema jaoks elus mingi oluline päev või hetk, et miks ta selle otsuse vastu võttis. Ja no ma räägin, totaalne respekt, sest ma olen ka sellel nõul, et tegelikult alkoholi ei ole elus vaja. Jah. See on tõsi, sellest meil on harjumus tekkinud ühiskonnas. Just, et see on kuidagi traditsioon, et just kui me peame alati, kui me midagi tähistame, pidutseme, siis on kindlasti vaja teda mingi tuju tõstmiseks, aga samas nagu ma ei saa sellest aru, kui sul on pidu ja kui sa tähistad midagi, siis sul on niikuinii juba tuju laes, et miks sul on vaja veel mingit nagu välist jõudu enda organismi. See on nii tõsi. Küsiks ruttu, et kas teie tarvitate alkoholi? Mõnikord, jah. Mõnikord, jah. Mõnikord, jah. Vahepeal kordades. Hästi siuke konkreetne mees. Mis põhjustel tarvitate, et miks? No kui on vaba päev, siis või mingi sündmus, sünnipäev seal, niisugused asjad, et jah. Alcohol, yes I do. Why do you use it? To forget about bad things. And to be happy. See on jah, tegelikult, ma ei tea, kui mina olen tarvitanud alkoholi, siis selle kunagi on niimoodi, et nagu ma ei unusta ära vaata tegelikult asju. Ei, no see ongi selles, ta räägib vist selles võtmes, et selles hetkes, et sa nagu korraks, nagu valuvaigisti vaata. Et sa kaotad oma nagu reaalsest aju ära ja kaotad korraks oma probleemid ära ja lülitad ennast välja. Aga jah, see on tõsi, mis sa ütlesid, et probleemid ei kao mitte kuhugi. Ja minu jaoks ka üks palju parem nagu kuskil ära kaduda näiteks võib-olla raskes olukorras, siis show'de vaatamine on ka üks, kui sa nagu, ma hakkasin vaatama hiljuti Avatari näiteks ja kui ma vaatan seda, ma olengi nii ära uppunud sinna nagu, et nagu tuled välja sealt, saad nagu, et ma olen nagu kuskil mujal ja see on nagu minu arust nagu healthy. Healthy mind relaxation. Jah, et sa tarbid mingit sisu, vaata, mitte sa ei mürgita ennast. And to party. And to party. Is it a stress reliever for you? In the beginning, yes, but after not. In a few days, it's actually backfires and it's not good. No jah, see, millest ta rääkis ka, et ta jõudis ka selle pointini, et tegelikult on et selles hetkes sa unustad mingid asjad ära, et ongi sust stressi maandaja, aga reaalsuses backfire'ib ja rõvedalt backfire'ib. See on huvitav, et inimpsühholoogia väga palju sa saad mingi hetk saad aru, et see teeb midagi väga valesti. Saad aru, kui halb see sulle on, aga sa ei suuda sellele ei öelda. See on nii nagu huvitav. See on samas nagu, kuidas ei suuda vaata, et mis seal on? Kuigi palju ikka. Elus tuleb nii mõndagi ette. Aga teie? Vaheta vahel, mõnikord ikka. Nii tore. Kui ma ütlen, siis ikka vahepeal natuke läheb. Miks sa tarbid alkoholi? No üldiselt on eakaaslaste mõju ja ikka sõpradega vahepeal saad võtta ja vahepeal pidutseda ja lõdvaks lasta just.
See on nii haige, mida ma olen täheldanud üleüldse ühiskonnas, et kui sa oled see vend, kes ei taha tarbida, näiteks mingil peol, näiteks tulidki autoga ja sa tead, et sul on järgmisel päeval vaja olla produktiivne, et sa teed selle teadliku valiku, aga millegi pärast inimesed hakkavad sind push ima. Suruma, jah. Ja, eriti, kui on võib-olla siuke bankett, kus sa ei tunne neid inimesi, siis keegi ei suru, aga just nimelt nagu su lähedased või nagu lähedasemad sõbrad, mis mõttes sa ei joo, nagu sa ei tahagi meiega pidutseda, Savi, saad selle auto mingi homme ära võtta, võtta ikka mingi tilk või paar, et nagu minu arust see on nii vale. Kas see võib olla ka, ütleks mingi vanuses ka rohkem või vähem, et kas näiteks 30 inimesed nagu suruvad vähem või on ikka sama surve kui mingi 20-aastased? No 30-ndates on lihtsalt see, et ma ei käiga enam nii palju pidudel, et võib-olla, et selle võrra juba surutakse vähem, et ma tõesti ei käi enam mingitel pinnakatel kuskil pidudel, et ma ei oska kommenteerida sel teemal, aga ma arvan, et jah, et võib-olla 30-sed on ka mõistus natuke rohkem tulnud. See tunduks võib-olla nooremad võib-olla suruvad rohkem, et kui sa 30 juba saad ja 40 hakkab sinna minema, siis nagu miks sa suruksid oma sõprana, aga ma usun ikka on neid. Aga noorte seas oli seda, sest ma nooremana mäletan. Ja miks on, ma ei saa aru. Miks? Me oleme ägedad. See, kui sa jood see mingi... Äge olema meiega. Cool. Tegelikult ei ole cool. Aga mis arvate, et inimesed üldse alkoholi siis tarvitavad? No ma tahaks loota, et lihtsalt seltskonna mõttes ja lihtsalt naudingutes, toidunaudingus. Kurb, kui nad seda ei tee, kahjuks neid on väga palju veel. Nii et stressi leevendamiseks teie alkoholi kasutada? Kindlasti mitte. Stressi leevendamiseks minge, käige, tehke sporti, mida iganes. Yes. Aga ei, mitte. See ei lahenda ühtki probleemi. Nii riil. Kallid vaatajad, kuulake seda elu kogenud positiivset naisterahvast. Alkohol ei ole stress reliever. Sport on, liigutamine on nii oluline, et teie vaimne tervis oleks korras. Eriti meil, kes me enam ei jahi loomi, vaid istume toas. Istume enamasti toas. Läheme liikuma nagu. Nagu jah, vahel lihtsalt vaadake, et kui palju samme te üldse päevas teete. Hea oleks vähemalt 6000, kui palju sul nagu igapäevaselt sellest eesmärgist puudu jääb. Liigutamine on nii oluline see organismile, me ei ole loodud siia istuma diivinil, nagu Chris ütles tõesti, me oleme, ma ei tea, 1000 aastaid mammuteid ja ma ei tea, mis nagu loomi jahtinud, et come on. Ja nüüd ongi istud kuradi telekas, vahid Netflixi või mängid mänge ja päevad läbi. Have you found any alternatives to the alcohol that make you happy? Sports, bike, hiking, swimming, just physical activities basically most part. See on nii huvitav, et tegelikult inimesed teavad kõiki neid õigeid alternatiive. Ja vana viskas sulle terve listi nagu. Kirjutage nüüd üles kõik kindlasti. Sport, biking, hiking, kõik. Swimming. Aga vaata ongi, tema puhul ongi huvitav, et ta tundub siis, kui tal tulevad need asjad niimoodi, laks, siis ilmselt on suhteliselt aktiivne inimene ka. Et miks ta seda alkoholi vaja kõrval on? Mina tahaks lisada seda, et ta tundub olevat 40-50 aasta vahemikus mees, et kindlasti ta on elus olnud hästi efektiivne. Aga tegelikult mõelda seda, siis kui sa oled juba 40-50, kas sa viitsid enam lihtsalt olla nii efektiivne ka, vaata. See tuleb võib-olla see mental ka, et sa oled juba mingi 20-30 aastanud kogu aeg sporti teinud, söönud hästi, et äkki ma tahangi chillata, vaata, aga nagu aga jälle see on mingi piir, vaata, et minu meelest on nagu nii vale läheneda sellele, et alkohol on mingi asi, mis teeb sind õnnelikuks. Kuidas siis teie enda stressiga tegelete? Vaata üldse elu jooksul stressiga tegelenud, kui alkohol ei kasuta, et mis seal alternatiive? Mina ei tea, et mul üldse kunagi stressi, mis see üldse tähendab. Naerud, käid ringi, elad enda elu, kõik on sul hästi, mille jaoks, mis on stress? Mis teid õnnelikuks teeb? Terves elu, aga mis mul viga on?
mis te õnnelikus, mis mul viga on? Mis mul viga on, mis mul peab olema midagi halvasti? Mida sa hüppad seal kaamera taga minuga? Mul on kõik hästi, tips, tops. Ega see on huvitav jah, et vanemate inimeste puhul, et nad ütlevadki, et nad isegi ei tea, mis asi see täpselt, mis see stress täpsemalt on või mis asjad on vaimsed probleemid. Et ühelt poolt on see võib-olla kind of murekoht, et tegelikult ongi, et mina ka noorena ei teadvustanud endale, et mis asjad on vaimsed probleemid. Nüüd ei ole neid tundeid seletanud lahti. Jaa, ma ei ole neid lahti seletanud ja mul ei olnud kedagi kõrval või üldse ühiskond ei rääkinud sellest, et on olemas vaimsed probleemid ja et need tunded, mida sa tunned, et neid annab nagu positiivsemaks vorpida ja vormida ja nii edasi. Et meil ei olnud sellist asja, et selles suhtes on nagu tore, et tänapäeval tegeletakse nende asjadega, et räägitakse psühholoogilistest probleemidest. Ei, ma ütlegi, et teil midagi viga on. Ma lihtsalt tahangi teada, et mis on need faktorid, mis teevad teie elu õnnelikuks? Siin peaaegu läks kuradi ära juba 2-2 vastu, aga ma ei ütlegi, et midagi viga on. Tal on umbrudress ka seljas, võtab selle maha alla mingi boksi kostüüm. Mis dress? Tõused hommikul üles, jood enda kohvi, vaatad toas ringi, tervis on korras, käid ringi, vaatad, kus kord jälle sõita, näiteks tänagi sõitsime siia Tallinnasse vaatama Jaapani aeda. Nüüd lähme sõidame tagasi. Milleks mul stressitada? Väga uus, aktiivne elustiil ja... On ilus, ei ole midagi. Inimene peab ise tegema endale elu rõõmsaks ja lõbusaks. No kõik aitab küll. Kõik aitab. Ma juba liiga palju tarkusi jagan teile. Aitab üheks korraks liiga palju. Aga ei, selles mõttes nii ausad ja nii siirad pointid, et inimene peab ise endale elu õnnelikuks elama. Ja just nimelt, et kuidas me elame õnnelikuks, et me paneme tähele neid väikseid asju igapäeva elus, mille eest me võiksime olla tänulikud ja mis tegelikult täiendavad meie elu. Et küsimus ongi selles, et millele sa keskendud. Kas sa keskendud ainult halbadele asjadele, siis ilmselgelt sa ei pane neid häid asju tähelegi. Aga tuleb nagu ümber programmeerida ennast kuidagi, et keskenduda just nimelt endale positiivsetele asjadele. Kas on võimalik muidu ka sõpradega olla ühel lainel niimoodi, et ei võta? Jah. Oli üks periood, et ma üldse joonud ja sõbrad jõid ühes sees konnas. Super oli. Ta vastas ära, et tegelikult oli ka täiesti okei, et ei peagi jooma mingil, ma ei tea, tähistamisel või midagi, et on ka nagu jumala hea olla. Ta ütleski, et super oli, aga ta ütlen seda, et alkoholiga on veel super. Veel super. Selle me kattisime välja. Ei, mulle tundus, et siiralt temast, minu meelest see mees ütles ka, et kui me nagu ründasime teda selle küsimusega, aga miks te joote, siis ta ütles, et see on päris hea küsimus. Aga jällegi tulles tagasi, et kui oli super ilma alkoholida, siis miks siis ikkagi on vaja ühel lainel olla nendega vägijoogiga? Väga hea küsimus, jah. Ei, no, ütleme nii, et võib-olla alkohol teeb niimoodi rohkem vabaks, et jah, et ta ei reaalselt selle peale mõtlema, et aga miks ta joob alkoholi? Jah. Tänase saate point on ka, me siin mõtleme, et aga miks me tarbime alkoholi üldse? Aga kas sa ei tunne, et hetkes muidugi alati alkohol teeb, no mitte alati oleneb kogusest, teeb nagu olemise toredamas, aga kas sa ei tunne, et pikas perspektiivis tegelikult mõjutab sinu vaimset tervist? Nõustun, kindlasti. Kõik mõjuained, kaasa arvatud kohvi ja nikotiin, kui pikas plaanis kasutada, keha harjub ära ja kui sa nagu maha tuled, siis on võõrutusnähud ja kindlasti. Alkohol on veel nagu marust eriti nagu üks nendest koos Xanaxiga siis näiteks, millest võivad need seizureid tulla. Et ma arvan, et see on jah, kindlasti. Mina ütleksin nii palju, et nagu ta tõi need kõik asjad välja, siis tähendabki, et ei tasu nagu, mõned asjad on väga halvad, ärge neid nagu üldse tarvitage üldse, aga
igat asja tuleb tarvitada nagu teatud koguses, et sa nagu natukene või et sa nagu ongi alkohol toidu kõrval, nagu me õppisime siit ja Xanaxid ongi siis sul nagu, kui sul on mingid terviseprobleemid. No Xanaxid kirjutab sulle ainult arst välja, et seda ei saa vaba mingist üldse. No ühesõnaga inimesed kasutavad seda ka muus otstarbeks nagu. Et ühesõnaga on asjad, mis võib-olla meie seda consciousnessi mõjutavad, teadvust mõjutavad, jah, aga need ei tasu üle tarbida, nagu noh. Ja mõnuainete kohta palun ärge tarvitage neid. Et sellel on ka põhjus, miks neid ei saa ilma retseptita kätte. Nii et jah, ärge lollitage. Sõbrad, aga selline sai meie tänane show. Ma loodan, et teile istub, kui me vahepeal räägime ka natuke tõsisematel teemadel, sest meil on endal huvitav nendest rääkida. See paneb teid mõtlema ja meid ka. Meid ka mõtlema. Oluline, et see paneb meid mõtlema ja ma loodan, et te suudate meiega kaasa mõelda. Ja kui teile see video meeldis, pange like ja subscribe kindlasti. Ja ärge unustage followda meid ka sotsiaalmeedias, mis on siin descriptioni all ilusti kirjas. Ja näeme teid juba järgmisel kolmapäeval. Tšau, tšau. Tšau.